Ja tere imelised hinged, tere tulemast veebivestlusele. Nii et kui sa kuuled, näed mind, siis ütle mulle ikka tere. Kui sa vaatad seda hiljem järele, ütle mulle ka tere. Ja ma julgustan kõiki tulema gruppi, et ma vaatasin, et siin on üle 120 inimese registreerunud, aga gruppi on tulnud ainult pisikene hulk inimesi, et sa leiad selle, siis kui sa registreerusid sellest meilist, kuhu sa saad tulla, kui sul on pärast veel küsimusi või kui sa vaatad seda hiljem järele, siis salvestus tuleb sinna gruppi ja sa saad sealt vaadata seda ja kommenteerida ka reaalajas. Ja kui sul on küsimusi, siis ma saan sulle ka hiljem vastata. Tere Mirje, tere Külli, tere Merili, tere. Nii, ja kui sa oled mind esimest korda vaatamas, siis ütle mulle esimest korda, siis ma tervitan sind väga ja loomulikult tervitan kõiki, kes on juba pikka aega minuga tuttavad ja kes on minu kliendid juba pikaajalised. Nii et tere kõigile, et natukene ootame, et kui leiate selle video siit ilusasti üles. Tere Kristiina, tore sind näha siin. Nii. Suhte teema. Nii et kui sul on küsimusi, siis kohe, aga pane julgelt siia. Tere Tiina, väga tore sind siin näha. Nii et mõtleme natuke oma suhete peale ka, aga enne kui me siis alustame, kuna siin on inimesi, kes siis enne minuga kokku puutunud võib-olla ei ole, siis ma ütlen sulle tere ja natuke tutvustan ennast, et ma võin enda kohta niimoodi öelda, et mina olen energiavõlur. Mitte siis ärme otsime siit midagi müstilist, vaid lihtsalt ma nimetan ennast sellepärast energiavõluriks, et ma näen energiat, ma tunnen energiat ja isegi vahel tunnen maitset ja lõhna, et energia, lõhna ja maitset, et meie energia on siis kõige olulisem väärtus, mis meil on. Ja minu suur oskus ongi siis see, et kui ma teen inimestega tööd, siis ma hopsti saan minna vaatama, kus siis on inimese probleemikese põhjused, kus on siis jamad energiasse, ma näen, mis seal toimub ja ma oskan neid ka sealt siis ära likvideerida. Kõike korraga loomulikult ei saa, see on teekond, aga jah, et mul on siis see oskus puhastada energiat ja näha, mis on see põhjus, miks su elu ei suju nii, nagu ta võiks sujuda. Ja ma kasutan siis oma töös FFT, Free Falling tehnikat ja ongi siis energiatööd ja minu jaoks on vahe, et on siis energiatöö, mis lihtsalt aitab sul natukene vibratsiooni tõsta või teeb tuju natuke paremaks, aga otseselt suuri muutusi sulle ellu ei too. Ja on siis see töö, mida mina teen, kus ma siis aitan konkreetselt muuta sinu energiat ehk siis puhastada sellest, mis ei ole seal hea, kõik segajad, blokeeringud, sinu uskumused, arvamused, hinnangud, mis ei ole sulle head, need sealt ära võtta ja asendada uue energiaga, sest tühja kohta loodus ei salli. Selline uskumus tuli välja. Ja aga tegelikult ongi niimoodi, et kui me näiteks teeme midagi sellist, kus me kogu aeg laseme enda energiast asju lahti, aga sinna midagi asemele teadlikult ei too, siis sõltub sinu vibratsioonist ja sagedusest, kus sa asud, tuleb sinna asemele midagi muud ja see ei pruugi alati siis kõige parem olla. Et sellepärast on hea, kui me saame teadlikult liigutada asju sinu energias. Tere Lea, väga tore sind siin näha. Nii, aga täna me räägime siis suhetest ja mul on nii hea meel, et sa oled siin, sest see teema puudutab meid kõiki suhted, täiesti paratamatu, midagi ei ole teha, suhetest me mööda vaadata ei saa. Ja suhted on tegelikult meie elu kõige võimsam peegel. Need näitavad siis meile meie sisemisi mustreid, meie haavu ja ka seda, et kui palju me siis tegelikult elus armastust vastu võtame ja palju me teda teistega jagame. Nii et kas sa oled kunagi tundnud, et sinu suhetes on korduvad mustrid? Võid kommenteerida julgelt.
Ja kas sa oled tajunud, et mõne inimesega on energia hästi kerge, et sul on kohe tore, aga mõne teise inimesega sa tunned kohe, et sa lähed pingesse, sul tekib pingeseisund. Või ka siis, et kas sa oled tundnud, kui sa oled suhtes, aga sul on selline tunne, nagu sa oled ikkagi täiesti üksi. Nii et natuke selliseid asju toome siit esile, et sa saaksid tunnetada. Ja juba praegu, kui ma räägin ka, siis ma veidikene liigutan su energiat heas mõttes. Nii et tunneta, kas sa oled midagi märganud, tajunud ja kui rahulolev sina oled üldse oma suhetes. Et kui neid küsimusi tuli nüüd liiga palju, siis sa võid mulle lihtsalt märku anda, kui rahulolev sa oled oma suhetes. Et kas sa oled täitsa rahulolev, et võiks parem olla. Üksinduse tunne tekib ja mingis suhtefaasis. Väga hästi Külli, et märkad seda. Tere, Margus. Nii et tunneta, kui rahulolev sa üldse suhetes oled. Ja kas sa märkad ka seda, et millised suhted just on sinul kõige problemaatilisemad? Sellepärast, et me võime siit vaadelda suhteid oma vanematega, suhteid lastega, suhteid sõpradega ja romantilisi suhteid. Võib-olla sul on täiesti super luks suhe oma lastega, aga võt romantiline suhe on nii problemaatiline, et oi-oi. Nii et kuidas sinul on? Kas sa oled märganud, et milline see pool on? Lihtsalt siit endale mõtiskluseks, et liigutame seda energiat. Nii, ja kõik suhted, olgu nad siis romantilised või perekondlikud või sõprussuhted või tööalased suhted, need kõik on energeetilised sidemed. Nii et me loome iga inimesega, kellega me suhtleme, energeetilise ühenduse. Mina siit loon juba teiega olen loonud, kellega ma siin räägin, energeetilise ühenduse, mis minu jaoks tähendab siis seda, et kui mul peaks olema vajadus ja sa annaksid mulle loa, siis ma saaksin tulla kohe sinu juurde, ehk siis vaatama, okei, sul on see jama. Nii, aga sina võid seda tajuda täiesti erinevalt, ehk siis sa tajud ka kindlasti inimesi erinevalt, aga ühendus meil inimestega on ja see võib siis olla armastav, toetav, aga võib olla ka hästi kurnav ja hästi piirav. Merili kirjutab, et hetkel on otsustanud jätta fassaadi ja olla mina ise lõpuks. Seetõttu on hetkel pigem keeruline aeg ja et sellepärast, et kui me tuleme mugavustsoonist välja, siis see tundub meile alati keeruline, aga see on väga vajalik muutusteks ja arenguks. Nii et kui me vaatame siis suhteid, siis energeetilises mõttes suhe võib olla tasakaalus ja voolav. Sa tunned, et sa oled hoitud, mõistetud, armastatud või siis tasakaalust väljas ja koormav, et sa tunned, et sa oled väsinud, tühi või täitsa selline takistuse tunne on ees. Ja energias tegelikult on siis kõik võimalik. Meil on võimalik muuta oma vibratsiooni, oma mineviku energiaid muuta ja siis hakkavad ka suhted muutuma. Ja kas sa oled kunagi mõelnud, et millised uskumused juhivad just sinu suhteid? See võib olla ükskõik mis. See võib olla see, et ma ei ole piisav, ma ei ole küllalt hea oma kaasale või et ma pean armastuse nimel pingutama või et mul on vaja teist poolt, muidu ma ei saa üldse elus hakkama, kui mul ei ole kaaslast, et siin neid uskumusi, mis meil suhete teemal on, võib olla siis väga palju. Sest kui need uskumused on sinu energiaväljas, siis sa alateadlikult lood ka olukordi, mis seda kohe peegeldavad. Näiteks kui sinul on see uskumus, et ma ei ole piisav, ma ei ole küllalt hea oma kaaslasele, siis elu hakkabki sulle näitama mingisuguseid olukorrakesi, kus sul on kogu aeg see tunne, et ma ei ole küllalt hea. Et ma siin võin rääkida kohe juurde ka enda suhetest. Et kui ma vaatan oma
elu nagu enne seda, kui ma energiat üle heitsin ja pärast seda, siis need on täiesti nagu öö ja päev. Noorest peast suhted olid keerulised nagunii, et seal oli palju mul emalt võetud mustreid, uskumusi, energiat. Aga hilisemas faasis siis oma abikaasaga oli mul siis selline asi, et kuna mina tundsin, et ma ei ole piisav, ma ei ole küllalt hea ja see on nagu huvitav ka see, et kui meil on mingisugune sügav uskumus, siis meil tavaliselt ei ole ka mingit alust selleks, vaid see lihtsalt on meie süsteemis nagu kodeeritud meie sisse. Mis siis, et ma olin üliõpilane koolis, lõpetasin ülikoolid, tegin oma firmad, kõik asjad, sest et kui me mõtleme piisavuse peale, siis piisavus on seotud meil meie saavutustega. See ei ole siis tegelikult seotud meie väärtusega, kuidas me enda väärtust tajume. Nii palju ta on seotud, et üldiselt me siis ka oma väärtust ei taju, kui me tunneme, et me ei ole piisavad. Ja võtte, mina tundsin kogu aeg, et kusagil alateadvuses, et võt, mina ei ole piisav. Ma ei ole küllalt hea naine oma mehele. Need lood, mis ma sinna juurde rääkisin endale, need võib-olla vähesed, et võib-olla ma ei oska süüa teha ja kõik need sellised muud pooled, aga see oli lihtsalt see tunne ja loomulikult, mis siis juhtuma hakkas ja see muster, mis mind terve elu saatis, oli see, et ma klammerdusin. Eluaeg siis enne ka seda oma eelmistesse suhetesse, ma sellesse kaaslasesse, kes mul oli, klammerdusin. Ja see ei ole siis kunagi hea. See tähendab siis seda, et see hirm, et mind jäetakse maha või et ma ei ole piisav või et kogu aeg see on selline tunne kehas ka, et kogu aeg on see plahvatus, see hirm on nii tugev, see halvab kõik ja siis ongi niimoodi, et kui ainult abikaasa vaatas valele poole, siis mul oli juba selline tunne, et nii, nüüd ta nägi seal mingit teist toredat naist ja mina ei ole absoluutselt küllalt hea ja kõik muud asjad ja kuna sellel ajal ta töötas veel sellises kohas, kus ta käis ka komandeeringutes, siis oli iga kord niimoodi. Nii, ta läheb täna komandeeringusse, me oleme sellest enne rääkinud, kõik on hästi, tal ei ole mingit kavatsustki mind petta, mitte mingisugusel moel. Mina seekord ei hakka üldse paanitsema, ma olen täitsa rahulikult kodus, ootan, meil on nii hästi kõik kodus. Nii. Ja siis ta läks. No siis läks õhtu kell 8, kell 9, kell 10 ja mina kogu aeg hakkan siis mõtlema. Nii, ta ei ole mulle veel kirjutanud ka, et ta on üldse kohal või kuidas ta läheb või ma natuke ikkagi kirjutan, et kas sa jõudsid kohale? Nii, läheb 2 tundi mööda, ta ei ole mulle vastanud. Selge, kõik. Nüüd ta petab mind. Ja nüüd öösel kella 8 on siis see paanika jõudnud nagu sellesse olukorda, kus ma helistan, ma kirjutan ja helistan ja 100 korda 27 kõnet, 30 kõnet. Olen täiesti hullumas kodus. Ja loomulikult selline olukord ei ole normaalne, aga ma lihtsalt seletan, et võib-olla te olete kogenud midagi sarnast, ükskõik mis tasandil siis, kus sul on kontrollimatu tegevus. Näiteks kas või vihastamisega, et sa lähed kusagile keskkonda, kus sa lubad endale, ei, ma täna lähed vanematele külla, ma olen täna täiesti rahulik ja siis pool tundi hiljem sa juba karjud kellegi peale. Vaat see tuleb nagu iseenesest sealt välja. Aga mida need olukorrad siis kaasa toovad? Need olukorrad toovad siis kaasa väga suuri probleeme suhetes. Sellepärast, et see peegel sealt kohe või et kedagi süüdistatakse alusetult, see ei meeldi mitte kellelegi ja see ei ole normaalne suhtlusvorm. Aga asi ei olnud seal minu mehes ja tavaliselt see peegel lõpeb siis sinna maale, kus mingisugused halvad asjad juhtuvadki, kuna sa lood nii kõvasti selle energiaga seda, mida sa kardad. Ja siis, kui ma hakkasin energiatööd tegema, siis muutus see täielikult ära, seda teemat ei ole üldse, see liikumine siis abielus on muutunud selliseks, et me liigume õlg õla kõrval. Et selle alguses oli muidugi see, et mu mees vaatas su ammuli, mis minuga toimub. Peaaegu sai ärevushäire sellest, sest et ta ei saanud aru, siis ta hakkas ootama, millal vana mina tagasi tuleb. Ja nüüd ta on siin 8 aastat oodanud, aga ei ole tulnud. Et aga see tunne nagu minus, et kui ma sain aru lõpuks, et
võtsin ära selle, et ma ei ole piisav, et ma olen absoluutselt igatepidi piisav ja tegin selle endal korda, siis see sagedus, kuhu ma jõudsin, oligi see, et kus ma suutsin ennast ka hakata väärtustama ja tänu sellele sai väärtustama mind hakata ka minu abikaasa ja meie suhted muutusid kardinaalselt. Nii, vaata vahepeal, mis te kirjutate. Kristiina kirjutab, romantiline suhe võiks parem olla, töö juures alluvatega suhted võiks ka olla paremad. Jaanus kirjutab, tere energiarahvas. Nii et saame aru, et suhetes meie energia loob olukordi, sellepärast, et meil on tihtipeale seal tunne, et keegi teeb meile liiga, et see kõik on sellepärast, et see teine pool niimoodi teeb. Kui tema nii ei teeks, oleks kõik teisiti. Tegelikult algab siis kõik ikkagi sinust. Ja sealt tulevad siis peegeldused, aga muidugi ärme unustame ära, et teisel poolel on oma asjad ka ajada ja oluline on see, kuidas sa sellesse olukorda suhtud, mida sa selles olukorras näed ja just vaadelda, kuidas sa ise tunned ennast erinevates olukordades erinevate inimestega. Et see on väga-väga tähtis. Aga energiatööga on siis võimalik, nagu ma just seletasin, teha äärmiselt suuri muutusi suhete valdkonnas. Nii et tõesti, meil on siis need energiaköied teiste inimestega. Mõned ongi siis armastusest kantud, mõned on siis sõltuvusest kantud, et sa oled sõltuv mõnest inimesest, kas või oma emast või isast, või siis hirmust, et see ka siis hea ei ole. Et vahel ongi see hirm, mis meid takistab edasi liikuda ja ei lase mingitest suhetest lahti. Sest kui mõni suhe sind koormab, siis peaks tegelikult seal need sidemeid puhastama, katkestama ja muuta siis sagedust. Ja palju me toome ka siis vanade suhete energiat uutesse suhetesse. Nii et kas sa oled märganud, et mõni suhe siis käivitab sinus mingid alateadlikke reaktsioone? Et uus suhe ja midagi juhtub, mingisugune asi tuleb nagu meelde ja siis sul on kohe tunne, et see inimene käitub minuga ja sama asi hakkab korduma. Nii et suhted võivad olla täiesti sarnased, lihtsalt see inimene seal vahetub. See võib olla siis sõprussuhetes, et näiteks sul on selline sõber, lähete temaga riidu, sul tuleb uus sõber, lähete temaga riidu, tuleb uus sõber. Samamoodi siis romantilistes suhetes on siis, et ta käitub sinuga halvasti, tuleb järgmine, käitub sinuga halvasti. Nii et kogu aeg tuleb see muster ja muster ja muster. Ja sina käitud ka siis olukordades täpselt samamoodi, nii et reageerid samamoodi. Et see on siis ka tihtipeale märk sellest, et need vanad energiad tahaksid siis puhastamist saada. Ja kui nüüd teha energiatööd just nimelt näiteks romantilistes suhetes, teha seda puhastust seal, siis mis siis juhtuma hakkab, siis need energiad hakkavad kas võimendama teineteist või loovad siis vastupanu. Nii et kui sina näiteks teed energiatööd, sinu kaaslane ei tee, no näiteks nagu minu puhul oli, siis ikkagi see suhe muutub, sest sagedus muutub ühel poolel juba ja tänu sellele muutub siis kogu suhe. Aga seal me peame tähele panema, et kas partner tõuseb sinuga sellele sagedusele, kus sina, või laguneb see koost ära ja mis sind enam siis ei teeni. Ja ma olen tähele pannud, et hästi paljudel inimestel ongi hirm ka tegeleda endaga just suhete vallas ja teha energiatööd, sellepärast et on hirm, et äkki ma siis lähen oma kaaslasest üldse lahku. Et mul on siis olnud igasuguseid huvitavaid juhtumeid klientidega, et kunagi mul tuli armas klient, kes ütles nii, nüüd ma olen valmis, ma olen valmis nüüd oma abikaasast lahku minema, või tähendab, ta ei olnud veel siis abikaasa, et ma olen nõus oma mehest lahku minema, davai, hakkame tööle. No see lõppes siis sellega, et nad aasta pärast abielusid ja neil sündis veel siis 3. laps. Nii et sealt siis see dünaamika läks hoopis teistpidi ja võib-olla ka siis muidugi täiesti teistpidi. Ma tahangi siin öelda, et tegelikult on see sulle hea
ükskõik kuidas pidi, siis sa saad ka hiljem alles aru, alguses võib olla väga valus, väga hirmus, et ongi hea vahel lahti lasta isegi oma kõige lähedasemast kaaslasest, aga selleks peavad asjad juhtuma ja energia peab muutuma. Ja toon siit ühe näite ka veel, et kliendist, kes lubas lahkelt jagada oma lugu, tema osales viimane kord, kui ma tegin sellist programmi nagu kosmiline suhe. Kosmiline suhe on selline programm, siis mis nüüd jälle uuesti tuleb, sest ma räägin lõpus, kes tahab kuulda, et seal hästi palju siis just puudutame romantilist suhet ja teeme siis suur puhastust just selles valdkonnas, et see suhe saaks olema tasakaalus, ütleme niimoodi. Ja temaga siis juhtus selline lugu, et neil oli väike laps peres ja nad juba 2 aastat mehega magasid tegelikult eraldi tubades. Lähedus oli vähene, probleeme oli palju, suhtlemine ka mitte kõige parem. Ja mis siis juhtus, et energiatöö vahel toob siis väga huvitavaid olukordi, et minul on need niisugused olukorrad, ma mõtlen just niisugused, et vau, kust see nüüd tuli, on siis hästi tihedad külalised, aga temaga juhtus siis selline asi, et tema mees läks sõpradega Rootsi kruiisile. Ja siis ühel õhtul, siis selle kruiisi õhtul järsku siis minu kliendi telefon helises ja ta võttis vastu, nagu mees oleks helistanud laevast. Aga tegelikult mees siis ei helistanud, vaid ta telefon helistas, ütleme nii. Ja see oli sellel samal hetkel, kui tema mees rääkis oma sõbrale, kuidas ta on naist petnud. Teadmata, et see telefon on nüüd lahti. Huvitav on siin selle juures see, et see telefon ei olnud taskus. See telefon oli natukene eemal, nii et seal ei läinud isegi vastu. Miks see telefon helistas? Täiesti arusaamatu. Seal oli veel huvitav moment oli ka see, et ei olnud ka naise telefoninumber, kellele viimasena on helistatud see. Nii et ühesõnaga, universum helistas ja ütles, kuula nüüd. Ja kui see mees oli lõpetanud oma loo sellest, kuidas ta on oma naist petnud, siis ta märkas, et ta telefon helistab naisele, et pani ruttu toru ära ja sealt oli loomulikult siis väga suur probleem, väga suur plahvatus. Ja vot see on nüüd selline koht energeetiliselt ka, mis nüüd edasi saab. Mis nüüd edasi saab? Selle suhtega läks edasi nii, et mees kolis magamistuppa tagasi, nende suhe muutus absoluutselt täielikult. Kõigest sai räägitud, nende lähedus on selle aja jooksul kasvanud. Kõik on teisiti. Nagu naine ise ütleb, et see on nüüd see kosmiline suhe, mida ta tahtis. Selleks pidi juhtuma selline asi. Loomulikult siin on ka see võimalus, et kui selline asi juhtub, et siis lähevad need teed lahku, et ei ole võimelised sealt andeks andma ega edasi minema. Nii et vahel juhtuvad siis energiatööd tehes ka sellised huvitavad lood. Nii, Meril küsib, et kas on võimalik päästa lagunemist ka ühepoolselt. Siin ei olegi küsimus päästmises. Siin on absoluutselt ühepoolselt võimalik teha endaga energiatööd, et suhted muutuksid ja et suhe muutuks. Et see tulem sealt, kuhu poole ta siis liigub, kas see üks pool, kes endaga tegeleb, saabki aru, et mul ongi vaja lahti lasta või see, et see üks pool tegeleb, toobki kaasa selle, et see suhe läheb täiesti kokku ilusasti tagasi, et see lagunemist ei toimu. No nii nagu minu ja minu mehe puhul toimus, et meie saime siis siia nagu kokku jälle, mis siis, et see suhe oli enne väga kaootiline ja ebaterve, et meie saime seal jälle kokku, aga see võib olla ka minna ka teistpidi. Nii et igatepidi on see sulle hea, kui sina oma uskumuste energiaga tegeled, mis puudutab just suhte teemat. Aga üldises plaanis, kui vaadata, mina näen ka nende suhete potentsiaali, kellega ma tegelema hakkan, nende inimeste energiates, aga üldiselt on ikkagi tendents see, et kui üks inimene tõstab ja muudab oma sagedust, siis see mõjutab niivõrd palju teist inimest ja teeb talle igal juhul head. Igal juhul head. Nii.
sest me peame saama sellest aru. Sina oled armastust, sa oled väärt tõelist, täisväärtuslikku suhet, täisväärtuslikku ühendust. Aga kõik algab sinust, et kui meie muudame oma energiat, siis muutub kogu meie maailm ja see mõjutab teiste inimeste energiat selles mõttes, et see tõstab sagedust, tähendab vibratsiooni ja muudab seda sagedust teistel inimestel ka. Nii et siin tasuks siis mõelda, kas sa oled valmis näiteks looma sügavamaid suhteid või vaatama sinna sisse üldse. Tihtipeale on hirmud seal ees, siis tuleks kõigepealt tegeleda hirmudega. Ja vahel me ei olegi valmis üldse mitte mingisugust suhteid looma. Teate, niisugused inimesi kindlasti küll, kes väga tahaks nagu suhet, aga nagu ei ole, ei õnnestu. Seal siis tasuks vaadata kindlasti, kas alateadlikult on see, et miks mulle pole suhe võimalik, mis selles on sedavõrd ohtlikku, mida see uue suhte tekkimine minu elust ära võtab, millest ma kardan ilma jääda või et mis siis sinu jaoks juhtub. Seal on alati väga selged põhjused olemas, miks inimene ei suuda suhteid luua. Et seal ei ole mingisugust tuumafüüsikat, seal on lihtsalt nagu alati on olemas energias see. Nii et miks see uus suhe on siis hirmutav ja mida see annab ka meile, et kui sa oled näiteks valleline, et kui sa mõtled, tahaks ikka suhet, aga tegelikult see vallalise elu mulle ikka nii meeldib, alateadlikult siis võib see olla samamoodi takistuseks, aga seda on võimalik siis muuta. Nii, kui me nüüd mõtleme energiatööle ja suhetele vanematega, siis suhted vanematega on meie kõige sügavamad ja energeetiliselt mõjutavad sidemed üldse, mis meil on. Sest et vanematega suhted, et need on siis kujundanud meie uskumusi, meie enesehinnangut ja seda, kuidas meie suhtestume maailmaga üldse. Kui need jamad sealt jäävad lahendamata, siis see mõjutab meie elu, see mõjutab meie suhteid, see mõjutab meie küllust, ühesõnaga igal tasandil. Nii et mõtisklesid korra, et kas sa oled tundnud, et sinu suhted vanematega mõjutavad sind siiamaani, isegi kui sa seda ei soovi. Või elus üleüldse, millest sa saad ka aru, et see vanemate teema seal sees on, kui sul on elus raske andestada. Sul on teistele inimestele raske andestada või endale andestada või teistest inimestest lahti lasta, näiteks klammerduda, nagu minul oli. Või sul on see tunne, et sind ei armastata, siis seal tuleks vaadata kindlasti vanemate teemade sisse. Nii, tere Kairit. Ja kas sa märkad ka seda, et sa kordad oma vanemate mustreid suhetes? Või sa kordad oma vanemate mustreid rahas või isegi tervise poole pealt? Et näiteks, kui sa räägid seda lugu, et oi, meil on kõikidel meestel peres olnud infarkt, et kas sa hoiad sellistest asjadest kinni. Nii et vanematega suhted mõjutavad meid väga palju. Sest vanemad tõesti on see esimene peegel, kui me hakkame maailma tajuma. Ja kuna lapsena me siis võtame hästi palju vastu, me oleme siis nagu avatud täielikult kõikidele toredatele ja mittetoredatele asjadele, siis me võtame vanemate uskumused ja tunded endasse alateadlikult, ilma et me seda märkaksime. Ja saame siit aru, et laps võtab siis ema uskumusi ja ümbritsevast samamoodi ligi juba, kui ta on ema kõhus, ehk siis eostamise hetkest alates. Et kui mina teen energiatööd, siis ma vaatan alati sinu nagu seda energiat alates sellest eostamise hetkest, mitte siis sellest, kui sa siia maailma sünnid, sest enne seda sa oled endale juba sealt midagi kaasa krabanud. Ja kui vanemate ja laste suhetes on olnud siis näiteks palju valu või distantseerumist või vanemad on olnud hästi karmid või on hüljatuse tunnet, siis võib see avalduda hiljem järgnevalt. Näiteks sul võib olla raske usaldada teisi inimesi ja suhteid üldse luua. Et see võib olla siis
just see põhjus, et sul on vanematega mingi teema või siis alateadlik soov otsida partneritelt seda armastust ja kõike, mida sa oma vanematelt saanud ei ole. See on ka siis nagu see, et sa hakkad hirmsasti klammerduma ja tahad kogu aeg otsida seda mujalt, et sul on nagu puudus kogu aeg armastuse ja lähetuse, et sa kogu aeg tunned, et sind ikka ei armastata ja sa tahaks seda rohkem ja rohkem ja rohkem ja hakkad imelikult käituma, mis ei meeldi siis mitte kellelegi. Eriti siis meestele ei meeldi, eks ole, ematsemine. Et see ei ole siis see, et see tavapärane ema roll, vaid see, et sa käitudki oma mehega nagu teismelise poisikesega, et see ei meeldi mitte kellelegi. Aga mehed võivad ka oma naistega ematseda ehk siis viputada sõrme ja panna käed puusa ja käituda nagu domineeriv, kontrolliv ema. See ei ole siis hea. Nii, ja kui siis vanemate lapse suhted on olnud kehvad, siis võib see väljenduda ka selles, et sul on nähtavuse plokk, sa ei taha esile ennast kusagil tõsta, sul on eneseväljenduse probleemid, sul on raske tõde rääkida. Või siis on vaja pidevalt tõestada oma väärtust. Näiteks kui su vanemad on olnud hästi nõudlikud, kuidas sa pead koolis õppima, kuidas sa pead istuma, astuma, milline sa pead olema, siis võib tekkidagi see olukord, et sa kogu aeg nagu pead kellelegi tõestama, et sa oled jube väärtuslik. Nii, või siis, et sul on tänu sellele ka täiskasvanu eas vanematega raske suhe või mingisugune konflikt. Minul oli vanematega ka päris huvitav suhe, sellepärast, et kui mina astusin siis ruumi, siis meil tekkis alati selline kohe nagu elektrit täis pingeseisund. Täpselt nii oli ka, et ma iga kord, kui ma sinna läksin neile külla, siis ma pidin hingama mitu korda sisse välja, ütlema, et täna ma olen nii rahulik, aga sellest ei tulnud midagi välja, sest et isa on mul hästi impulsiivne, ema on mul hästi olnud kontrolliv, aga energiatööd tegema hakates, siis meie suhted muutusid täielikult. Nii et nagu see harmooniline perering sai hoopis teistsuguse tähenduse need koosolemised, mis me nüüd oleme. Sellepärast mu ema õppis kontrollist lahti laskma. Ta sai aru, et ta ei saa kogu aeg minu pärast muretseda ja mulle öelda, mida ma pean tegema. Ja seda loomulikult saab ainult muuta, kui sa energiatööd teed, sest et kontrollivajadustega inimestel tuleb see kontroll nii automaatselt, et isegi kui sa ei taha, siis sa lihtsalt hakkad teisi inimesi kontrollima. Emaga suhe mul totaalselt muutunud ja isaga suhe on veel huvitaval moel, sest et terve oma lapse teismelise nooruspõlve ma tundsin, et nii õudne, kui seda on ka öelda, et ma vihkan oma isa. Ja see tuli siis tegelikult sellest, et kuna mu isa oli emale hästi palju liiga teinud, siis mina juba lapsena või isegi juba ema kõhus nabisin selle, et mehed on nõmedad, mehed on halvad, mehed teevad liiga ja mul oli kogu aeg see tunne, et isa ei hooli meist, kuigi mu isa oli väga-väga olemas, siis pärast seda, kui ma tegin energiatööd endaga ja ka temaga, siis koorus sealt välja minu armastav isa, kes tegelikult kõike nagu seda tegigi sellest puhtast armastusest või tähelepanu vajadusest. Temal olid oma teatud suured blokeeringud ja ma hakkasin nägema oma isa täiesti teisest valgusest. Ma suutsin talle kõik asjad andeks anda ja meie suhe on täiesti teistmoodi. Mis siis, et ta on siiani väga impulsiivne, ta on väga kirglik, kui ta midagi seletab, midagi räägib, ta hakkab nagu domineerima, aga ma mõistan teda paremini, ma saan aru, miks mingid asjad on nii et see on nagu muutnud tohutult palju. Nii et kui seal on mingi raske suhe sul vanematega või konflikt, siis tasuks vaadata selle poole, kuidas teha energiatööd, et sealt puhastada neid traumasid ja probleeme, mis teil on olnud. Kairit kirjutab, mina panen tähele neid rolle, kus hetk mina või partner vanema rollis või lapse rollis, aga on ka neid, kus oleme ikka mees ja naine. Ja siin ongi see, et siin võib olla
mida naised teevad, naised lähevad ka hästi palju siis väikseks lapseks, mis ei ole okei. Või siis ongi see, et hakkavad ematsema. Miks sa panid need sokid sinna maha? Mehele, et kuidas sa jälle niimoodi teed? Kuule, me peame täna minema sinna tegema seda. See on niisugune ematsemine, seda ei kannata mitte keegi. Ja ematsemine ei sobi ka, kui sa teed seda oma lastele. Sellepärast, et mitte keegi ei taha seda suurt kontrolli. Me tahame toetavat lapsevanemat, kes mõistab, arutab ja on toeks. Just, et laps tunneb ka ja või et mees tunneb või siis naine tunneb, et ta on toeks. Aga et ja siis see teistpidi ka, et ma olen täiesti väikseks lapseks, ma hakkan käituma nagu väike laps, ma hakkan nutma, ma hakkan jonnima suunurgad allapoole, vaikima kõik need asjad, et seal on siis ka tegemist ikkagi mingisuguse väga balansist paigast ära energiatega, nii et selle taha võiks vaadata. Nii et kui nüüd niisugused mustrid siis jäävad lahendamata, siis me hakkamegi looma neid olukordi järjest rohkem ja rohkem ja rohkem ja vanemate osas siis ka, et isegi kui vanemad ei ole meil enam elus, siis meil on selline tunne, et nad mõjutavad meid. Aga hea uudis on tõesti see, et me saame seda muuta. Nii, näiteks, et kui sa praegu tunned, et sul on vanematega keeruline, siis seal võivad olla näiteks sellised mustrid. Et näiteks kui me kanname oma vanemate valu ja hirme enda energia väljas ja püüame neid alateadlikult samal ajal siis tervendada, mis siis juhtub? Siis sa tunned näiteks seda, et sa vastutad oma ema või isa heaolu eest. Nii et käsi püsti, kes tunneb, et sa vastutad oma ema, isa heaolu eest. Tegelikult me oleme siin ikkagi iseenda pärast, iseenda jaoks. Nüüd kohe kellelgi tuleb, et see on egoism. Ei ole see niimoodi. Mida rohkem sa ennast väärtustad, seda lihtsam on sinu elu ja ümbritsevate elu. Nii et kui seal on mingi error, siis sa võid tunda, et sa vastutad oma ema, isa heaolu eest. See on kohe märk sellest, et sealt on midagi paigast ära. Või sul on tunne, et sa ei tohi olla edukam kui nemad. Või sa ei suuda lubada endale paremat elu, sest sa kardad, et see teeb neile haiget. Ja need on imelised alateadlikud mustrid ja on siis väga suured pidurid. Et see võib siis pidurdada sinu elu suhetes, rahas, isegi füüsilises tervises. Nii et mõtle sellele. Mis siis veel võib olla muster vanematega? Et kui on andestamatuse valu energia, kui on siis olnud minevikus vanematega valu, haavumine, armastuse puudumine, siis võibki olla elus raske andestada lahti lasta ja see võib väljenduda siis selles, et sul on raske armastust vastu võtta. Sa lihtsalt ei võta. Sul on niisugune tunne ka kogu aeg, et keegi nagunii mind ei armasta ja vastu midagi ei võta. Või sul on vajadus pidevalt tõestada oma väärtust, et sa kogu aeg pead tegema midagi ja näitama, et sa oled nii väärtuslik. Või sul on pidev alateadlik viha, vastupanu, mida sa isegi ei pruugi märgata, aga teised inimesed su ümber tajuvad seda, et issand, et sa oled nagu niisugune siil, et viha on kogu aeg või vastupanu mingitele asjadele. Sest siin me peame meeles pidama seda, et kui me andestame, siis me ei andesta vanemate pärast, me andestame iseenda pärast, et me saaksime olla vabad. Sest et andestamine ei vabasta süüst seda inimest, kes on midagi teinud, see ei puutu üldse asjasse, vaid asi on sinus. Sest kui sul on palju süüdistamist, süütunnet, see on iseenda meil tekitatud, siis see mõjutab lihtsalt meie füüsilist tervist liiga palju. Et Meri-Liis küsib, et meil sama case, et äkki seda põhjustab loomulik vajadus kellegi eest hoolitseda, aga lapsi pole. Ei, see ei ole tegelikult niimoodi, et me võime muutuda väikeseks lapseks, käituda lapsikult ja me võime ka hakata ematsema siis, kui meil lapsi ei ole. See ei ole selle. Ja hoolitsemisel ja hoolitsemisel on väga suur vahe. Loomulik hoolitsemine, et sa pakud oma lähedastele parimat, aga teine pool on seal siis teenija energiasse minek, kus sa oled kellegi teenija.
ja kui sa lööd juba ka teine energiasse, seal võib siis hakata leidma neid osasi, kus sa muutud ka väikeseks lapseks, alandlikuks ja tunned, et sulle tehakse mingite kohtade peal liiga. Vaata, mis te siin veel kirjutate. Nii, Kristiina kirjutab, minu eelmises suhtes oli vanemate mustrit, aga otsustasin selle lõpetada circa 3 aastat tagasi, mis oli ainuõige otsus, aga ikka aeg-ajalt tunnen kurbust, et see nii läks laste pärast ja iseenda pärast. Seal peab siis laskma lahti seda, millest sa tahad kinni hoida, et ei ole veel jõudnud kohale see, mis oli selles head. Aga jah, et kui tulla tagasi veel korra nende rollide juurde, siis identiteetide hoidmine, see on üldse suur teema, mis ei ole meile hea ühte või teistpidi. Et kõikides suhetes me peaksime leidma selle tasakaalu, et me oleme võrdsed partnerid. Et ma olen võrdne partner oma lapsega, ma olen võrdne partner oma vanematele, oma sõpradele, oma kallimale. See on muidugi kunst ja suur töö endaga, aga see on tegelikult võimalik. Nii, ja vanemate juurde korra siit tagasi tulles, et kui sa oled ka täiskasvanud inimene ja ükskõik kui vana, siis paljud võivadki tunda, et me oleme oma vanemate energiaga veel seotud. Ehk siis meil on see tunne, et me vajame nende kinnitust. Et me tahame nagu nende arvamust teada, isegi siis, kui nad on juba siit elust lahkunud. Sest kui sa tajud, et see vanemate energia sind mõjutab, siis peaks neid energiasidemeid puhastama. Sest kui suhted vanematega paranevad, muutub kogu sinu elu. Sest kui sina oled vanemate energiast vabanenud, siis hakkab midagi maagilist toimuma. Lastega, partneriga suhted lähevad teistsuguseks. Sa võid tunda, et sa oled oma elus täitsa vaba, sa oled oma keskmees, hea tunne ja sa hakkad looma küllust ja armastust ilma süütundeta. Sest sa arusid, et sa ei pea muutma oma minevikku, sa saad muuta oma energiat ja vot see muudab sinu elu. Ja kui me nüüd räägime lastest ja energiatööst, ehk siis suhted lastega. Need on samamoodi siis väga sügavad ja tähendusrikkad sidemed, mida me siis elus kogeme. Ja lastega suhted ei ole siis ainult armastuse ja hoolimise väljendus, aga suhted lastega näitavad seda meile, mis toimub meie enda energias, millised on meie mustrid ja millised on meie alateadlikud uskumused. Sellepärast, et laps vähemalt 7. eluaastani on emaga ühes energias. Kõik, mis toimub lapsega, on siis ema ja lähedaste teema. Ehk siis selle ringkonna teema. Isa energia ka rohkem, aga põhiliselt ema ja omad. Et lapsed on nii lahked selle koha pealt näitama kohe ja sealt ta siis aeglaselt hakkab eralduma energeetiliselt peale 7. eluaastat ja siis oleneb, kui kaua siis ema neid sidemed üritab kinni hoida, et siis millal laps täielikult indiviidina sealt edasi liigub. Et kui sa oled lapsevanem, siis sa võid tunnetada ja mõelda, kas sa oled tundnud, et sa mingi hetk oled oma lapsega nagu täiesti kaugenenud, et seletamatu kaugus. Või et kas sa märkad, et sa kordad oma vanemate mustreid, mida sa ei taha edasi anda oma lastele. Või sul on tunne, et sul on väga raske oma lapse vajadusi ja tundeid täielikult mõista. Nii et võtta energiatöö kaudu me saamegi siis ka lapsega teemasid puhastada, ükskõik kui vana sinu laps on. Et ei oleks neid ootuseid, pingeid, vanasid mustreid just seal ees. Ja see on nii huvitav ja, et kuidas siis laps näitab meile seda, mis meiega toimub. Et tihti võib juhtuda siis nii, et laps väljendab tundeid, mida me ise alla surume. Kui sul on kodus selline laps, kes
on kogu aeg vihane, pahane, kedagi lööb, siis tasuks vaadata lapsevanema sisse, enda sisse. Kas sina teed head nägu, kannad maski, aga tegelikult oled ise plahvatusohtlik? Siis sinu laps on nii armas, tema teeb seda natukenegi sinu eest. Laps siis võib kanda ka edasi kõike meie neid lahendamata mustreid ja hirme, kui on hästi palju hirme ja mina kandsin hästi palju ema hirme endas edasi. Ja laps on ka nii lahke, kes näitab siis peegeldusena, kus on vaja meil enda sees muutust teha, mis teemades. Ja laps reageerib meie varjatud energiatele, isegi kui me sõnades midagi muud ütleme. Sellepärast ma ütlen ka alati, et need inimesed, kes ütlevad, et me peame laste pärast koos olema, see on kõige hullem, mis sa oma lastele teha saad. Ever. Sellepärast, et laps on siis rõõmus, kui tema vanemad on rõõmsad ja õnnelikud. Näiteks kui vanemad lähevad lahku, peaksid minema lahku, aga ei lähe, et lihtsalt võib-olla ühel pool on tekkinud suhe, kus on siis, mis täidab selle poole vajadused palju rohkem, siis hoitakse kinni ikka sellest vanast, vot et nüüd silma ees ma näitan lapsele, et kõik on hästi, aga laps tunneb selle absoluutselt suurepäraselt ära, sul ei ole võimalik petta. Samamoodi, kui näiteks sa oled tööl üle väsinud ja pinges, siis sinu armas lasteaialaps jääb haigeks, sellepärast, et ema kallis, tule lähme nüüd koju, sa pead olema siin pikali. Ehk sa ei märka seda, et sinul on vaja 2 sammu tagasi võtta ja oma pingeid maandada, et su laps saaks lasteaias tervena käia. No seal on muid nurki ka, aga see on lihtsalt üks väike näide sellest. Ja me peame aru saama, et laps, ükskõik kui vana ta siis on, tema on ise enda hingelisel teekonnal, et me saame vabastada igasuguseid ootuseid ja mustreid, mis meid siis eraldavad, et me ei pea klammerduma ka oma lastesse. Lapsed on tulnud siia läbi meie, mitte meie jaoks. Nendel on oma asjad samamoodi ajada. Loomulikult me hoolitseme oma lastest, selles ei ole küsimustki, aga kuidas me seda teeme, see sõltub siis sellest, milline on sinu uskumusüsteem, milline on sinu kodeering ja mida sa oled oma vanematelt üle võtnud. Nii et seda on võimalik siis igal ajahetkel ka muuta, et muuta ka lapse teekonda, tema laste teekonda ja mitu põlvkonda siis veel edasi kõik need asjad. Siis kui sa tunned, et lastega suhted on keerulised, siis seal võib olla mitu mustrit. Näiteks kui sa paned oma lapsele alateadlikke ootusi, mida ta tegelikult täitma ei peaks. Näiteks kui sa soovid, et ta oleks parem kui sina või sa loodad, et ta teeks midagi teisiti, kui vanemad sulle õpetasid. Või sa ootad, et laps täidaks mingisuguse tühimiku su elus. Olen näinud inimesi, kes soovivad lapsi saada sellepärast, et täita mingit tühimikku ja siis see laps ei pruugi tulla, sest ei ole aru saadud, et laps ei ole tühimiku täitmiseks. Et kõik sellised asjad. Ja lapsed vajavad siis vabadust olla samamoodi nemad ise. Nii et kui me võtame need ootused ja energiasidemed sealt maha, et siis nad saavad kasvada nii, et nad kasutavad oma täit potentsiaali. Ja kas sa oled vahel märganud, et sa ütled lapsele täpselt neid samu sõnu, mida näiteks sinu vanemad sulle ütlesid, et isegi kui sa ei taha, aga see tuleb nii automaatselt. See ongi see, et meie alateadlikud mustrid aktiveeruvad ja töötavad siis automaatselt, et hakkame käituma või ütlema samasuguseid asju. Nii et need mustrid saab siis nähtavale tuua ja muuta. Näiteks, et kui meiega on oldud karmid, siis me saame õppida, kuidas olla pehmemad. Et kuigi meil automaatselt tahaks ka kohe samasugused karmid olla, isegi kui see meile ei meeldi, aga me kuidagi oleme need karmid, aga vot seda on võimalik pehmendada. Või et kui meie tundeid ei kuulatud, siis me saame õppida, kuidas kuulata oma last. Ja kui me tunneme, et laps siis testib meie piire, siis me saame uurida ja mõtiskeda, miks meie enda energia vajab tegelikult tasakaalu. Et midagi on paigast ära, laps hakkab siis kohe piire katsetama, kui meil on mingisugune error kusagil. Nii ja vahel tundub ka siis, ja kindlasti kõik on kogenud, et laps sulgub või siis eemaldub. See siis juhtub reeglina sellepärast, et meie iseenda energia on ebastabiilne, me oleme pinges,
või on seotud mingite muude asjadega. Kui laps siis tajub ära selle, et sa oled kusagil mujal, oma muredes, töös, sisemises konfliktis, võib ka siis tema taganeda ja hakkab otsima viise, kuidas tähelepanu tõmmata. Hakkab igasugust lollusi tegema, pätti tegema, igasugust jama tegema. Ja jällegi ka, et kui suhe siis lapsega paraneb, kogu pere energia paraneb, kõik need asjad on omavahel siis ühenduses. Ja kui me töötame enda energiaga, siis see muudab automaatselt ka meie suhet lapsega. Eriti kui laps on siis alla 7-aastane. Et mida rohkem ja muidugi ka edasi, et mida rohkem me puhastame omaenda hirme blokeeringuid, seda vabam ja rahulikum on laps. Et oma näitel siis saan absoluutselt tuua, kuna mul oli ülikõrge kontrollivajadus emalt võetud nagu täitsa haiglastik, et kuidas asjad peavad käima, mina käsin, ütlen nii, kuidas, mis, kes, kuhu, kunas, arvamus kõikide asjade kohta, siis minu ülitundlik laps läks teismelise eas täiesti lukku, hakkas mässama, temaga juhtusid igasugused hirmsad asjad ja meie suhe muudkui kaugenes, et ta ei suutnud üldse avada ennast mulle, kuniks ma hakkasin siis energiatööd tegema ja see kõik muutus, et nüüd täiskasvanuna oleme me ikkagi õlg õla kõrval pigem sõbrannad, aga minu soov tema üle domineerida on kadunud või see, et näpu viputada ja öelda, et mis mina arvan, et see on õige. Loomulikult me võime soovitusi jagada ja teine pool peab seda ka vastu tahtma võtta, aga seda on siis võimalik väga tugevalt muuta. Nii et mina võin öelda, et mina olen energiatööga tervendanud suhe oma abikaasaga, oma vanematega, oma lapsega täiesti kindlalt kohe. Ja kui sa siis lapsele mõeldes siis endaga tööd teed, et siis suhted muutuvad kindlasti rahulikumaks ja laps tunneb ennast ka kohe rohkem nähtuna ja hoituna. Nii et sealt kaob ka siis ära sealt tagant see süütunne ja mure, pidev mure ja süütunne, et midagi on lapsega viltu või et hirm haiguste ja kõikide jamade ees, sest saame aru, et millele meie fookus on, see alati võimendub. Suhe lapsega on hingeside, see kestab igavesti, aga mida puhtam see energia seal taga on, seda vabam ja toetavam see suhtlemine ema ja lapse vahel siis on ükskõik mis vanuses. Nii huvitav pool on siis veel ka suhted sõpradega. Nii et suhted sõpradega võivad meile pakkuda siis sellist tuge ja rõõmu ja olla toredad, aga võib olla seal ka siis väljakutseid ja igasuguseid jamasid. Ja sõbrad ei ole tulnud meie ellu üldsegi mitte juhuslikult. Igaüks neist peegeldab mingit osa meist, meie energiast, meie uskumustest. Nii et võid mõelda, kas sa oled tundnud, et mõni sõprusenergia on muutunud raskeks või pingeliseks. Isegi inimesed, kes sul on olnud elus pikka aega, siis järsku sa tunned, et nii, nüüd on midagi viltu. Nüüd kuidas? Ja siis hakkad otsima, et kas tema on muutunud või on tema arusaamad elust muutunud, mis toimub, aga asi võib olla lihtsalt sinu energias. Kas oled kogenud sõprade kadumist oma elus? Või kas sulle vahel tundub, et sa annad suhtes rohkem kui vastu saad? Et sina oled nagu rohkem sõber kui sõbrad sulle. Nii et sõprus ei ole siis ainult, et me omavaheline see kommunikatsioon, ühine aja veetmine, see on ikka rohkem, et see on suurem energiavahetus. Nii et need võivadki meid siis kas toetada või koormata. Ja millised on siis sõprussuhete energeetilised mustrid? Üks on siis näiteks see, et ebavõrdne energiavahetus. Üks annab rohkem ja teine ainult näiteks võtab. Selline sõprus ei ole ka siis okei, mis põhineb hirmul, mis põhineb harjumusel või süütundel, et mitte siis tegelikul ühendusel. Ja võivad olla ka siis täitsa toksilised ja sellised kurnavad suhted, kus on siis manipulatsioon, sõltuvus, negatiivsus,
saad kogu aeg kokku, hakkad kedagi taga rääkima, kogu aeg on üks selline, pärast tunned, et oled tühjaks pigistatud sidrun. Võib olla ka siis kadedus, konkurents või varjatud negatiivsed energiat suhetes. Või siis ongi sul hingesõprus, mis on siis puhas, toetav, selline kasvamist soodustav side. Üks probleem on siis see, et mida me siis teeme, ongi, et me püüame hoida võib-olla liiga palju kinni suhetest, millega me oleme harjunud. Et tegelikult ei pea me suhtlema samade inimestega terve elu ja ongi vahel hea võtta uusi inimesi oma ellu ja lubada vanadel suhetel hääbuda. Nii et hea on tunnetada ja näha, et millised sõprussuhted siis meid toetavad ja millised vajaksid hoopis puhastamist või lahtilaskmist. Nii et millised on siis need toetavad või koormavad, et kuidas siis aru üldse saada. Nii et kui sa tunnedki, et sa oled rõõmus, inspireeritud, toetatud, siis saadki aru, et see suhe on sulle kasulik ja toetav, ongi hea tunne. Aga kui pärast suhtlemist sa oled väsinud, kurnatud, süütunne, mingi asi, siis on seal tasakaalutus või energialeke. Ja nendes kohtades siis võiks küsida endalt küsimusi, kas see sõprus põhineb tõelisel ühendusel või ma olen lihtsalt harjunud ja ma ei saa aru, et ma peaks lahti laskma. Ja kas selles suhtes on tasakaalus andmine vastuvõtmine või kas see suhe toob mu ellu rohkem valgust või hoopis varju. Nii et kui mõni sõprus ei ole toetav, siis võiks seda energeetiliselt puhastada või siis teadlikult sellest ka lahti lasta. Nii et kuidas teil on sõpradega, kuidas teil on sõprussuhted? Sest sõprussuhtes me võiksime olla ehedad ja ausad, ehk siis me peaksime suutma jagada oma tõde ja olla täitsa sina ise. Samamoodi me peaksime hoidma oma piire, sest sõprus ei tohiks olla energeetiline koorem. Meil on niigi igapäevaseid asju ja segajaid, millega me peame tegelema, et kui see koorem ka seal, siis see mõjutab meid väga palju. Nii anna ja võta võiks olla siis tasakaalus, ehk siis mitte teadlikult, vaid energeetiliselt, sest me teadlikult ei loo ühtegi suhet niimoodi, et mis sa mulle nüüd annad või et oi, mina nüüd sulle annan. Ei, see peaks olema nagu loomulik, see vastastikune energiavahetus. Nii et kõik, mis on ära elanud, peaks lahti laskma. Need inimesed ei pea jääma siis igaveseks. Aga kui sul on toredad sõprussuhted, siis hoia, toeta neid, sest see on väga ilus kingitus. Nii et mõtle sellele. Nii et sõprust ei pea pingutades hoidma. Kõige olulisem, mida võiks siis vaadelda, on ka romantilised suhted ja energiatöö. Mina ise kogesin romantilisi suhteid nii, et tänu sellele klammerdumisele ei olnud nad siis tasakaalus mitte kuidagi, nooruspõlves ma mõtlen. Ja ka see suhtumine, et keegi tahab mulle liiga teha, haiget teha, et mehed on sead, seda kõike sealt siis võis leida. Ja mingil hämmastaval kombel kusagilt võetud energiates oli ka siis see, et ma kuidagi tahtsin suhteid luua selliste natukene võib-olla eluheidikutega. Et kas siis keegi oli ilma tööta või tal oli kuidagi väga halvad elamistingimused, kuna mul endal oli kõik väga hästi, siis ma ei tea, kas ma tahtsin päästa inimest või millisel moel. Need suhted ei läinud küll kunagi sügavaks, aga mingisugune imelik huvi selliste tüüpide vastu mul oli, näiteks kes elas Kopli liinidel, kellel ei olnud elektrit või samal ajal ise käisin ülikoolis ja lõin oma firma ja käisin hoopis teistes ringkondades, aga kuidagi nagu imelikke suhteid sinna vahele ma põimisin. Et ma tegelikult
isegi ei tea, kas on rohkem mu vanaema poolt, et võib-olla ma peaks sinna rohkem vaatama, aga need asjad on nüüd lõpetatud. Nii et sa võid endal ka märgata, milliseid suhtemustreid sina oled siis kandnud oma elu jooksul ja see algab juba sealt, et kui sul siis esimesed silmarõõmud tekkisid üldse elus, et kuidas sa neid vaatasid, kes need olid, millised need olid, kas need olid kõige populaarsemad tüdrukud lasteaias, poisid lasteaias või ja sealt edasi juba koolis või kuidas sinul sellega oli, millist tüüpi need inimesed olid? Korra vaatame, mis te kirjutate. Ahah, Merili kirjutab. Mul hetkel selline huvitav case, kus sõbrannaga läksid teed circa 7 aastat tagasi lahku, kuid seltskond on ikka sama ja vahel ikka oleme kohtunud. Nüüd siis viimane 1-2 aastat oleme uuesti rohkem suhtlema hakanud ja justkui sõprust taastama. Aga nüüd see ühise eesmärgi nimel sündmust korraldades suutsime jälle suurelt põrkuda. Ja ei, seal peabki vaatama, et me võime ka vahepeal kokku tulla, aga mingi põhjus seal on, et te olete lahku läinud. Nii et siin ongi kas siis piiride seadmise kunst, et midagi märgata endas, et kui põrkusite, siis järelikult võib olla tegemist, et teie piiride arusaam on erinev. Nii, aga tagasi romantiliste suhete juurde ja romantilised suhted ka siis eelkõige näitavad meie iseenda sisemist energiat, meie uskumusi ja meie mustreid. Ja iga suhe siis kannab sügavamat tähendust. Sest suhted on meil õppetunnid, eriti romantilised suhted. Et 2 inimese vahel selline energeetiline tants, kus meie alateadvus siis loob pidevalt reaalsust. Ehk saa aru, et see, mis on sinu alateadvuses, see tuleb siia reaalsusse, loob selle. Kui sul on suhtes mingid tohutud jamad, siis sinu alateadvus loob selle. Teine pool omalt poolt oma suhte, oma uskumuste süsteemiga ja mis seal siis kokku tuleb. Kuidas see energeetiline tants siis läheb. Nii et energiatöö meil aitabki tegelikult siis suhteid paremini mõista ja tervendada. Kui suhtes on siis palju konflikte või ebakindlust või sellist kaugenemist, siis on märk sellest, et sul on alateadlikud hingehaavad ja mingisugused blokeeringud ja segajad, mis tahavad siis tähelepanu saada. Ja paljudel ongi siis hästi palju just selliseid piiravaid uskumusi, miks ei saa siis armastust vastu võtta hoida. Näiteks, et ma ei vääri armastust või et suhted ongi keerulised ja kannatust täis. Et kui ma avan südame, siis kindlasti mulle tehakse haiget või et kirglik armastus pole pikas suhtes võimalik, et see hääbub nagu nii, et vot need on kõik uskumused, mida sina kannad, mis hakkavad looma oma reaalsust. Nii et kui me usume, et armastus on keeruline või on valus, siis need olukorrad hakkavadki tekkima, mis seda siis kinnitavad. Vot ja siin ongi see, et energiatööga siis saab seda ära muuta. Romantilises suhetes tasuks mõtiskleda, enda sisse vaadata, milliseid uskumusi ja hirme sa suhtes koged. Mis on vanematelt võetud, mis on üldse sinu uskumusüsteemis, millised suhted peaksid olema, millised ei peaks, kuidas sa seda koged? Kas sa lased armastusel vabalt voolata või sa püüad seda kogu aeg kontrollida? Ja kas sa oled valmis armastust vastu võtma? Kas sa üldse märkad, et keegi pakub sulle armastust? Kas sa märkad, et sinu kallis kaasa üldse annab sulle seda või sa oled nii endas ja kinni, et kõik on halvasti, midagi on halvasti? Nii et romantiline suhe meil võib olla siis üks suuremaid kasvamise ja tervenemise allikaid üldse. Ja me peaks hoidma ruumi ja tähelepanu sellel, mis toimub üldse meie suhetel. Merili kirjutab, et perekonnaga suhted mul on väga keerulised terve elu olnud. Tunnen, et miskit on minus häda. Ahah, väga uhke uskumus. Enda meelest olen leidnud selle justkui ära. Mulle ei meeldi absoluutselt fassaadelu. Milleks valetada, milleks suhelda inimestega, kellele pead ilustama asju. Ei peagi, aga vahel ongi meil see nii tugevasti sisse kodeeritud, et me peame nagu olema paremad ja siis me püüame kanda maski ja olla
et olla keegi teine teiste meelest. Ja et kui on see tunne, et mul on midagi häda, mul on midagi viga, siis on see uskumus segaja sinu energias. Sest et aga igal inimesel on suhtemustrid ja probleemid, et mis need sinu omad on. Võib-olla vanematega, võib-olla sõpradega, võib-olla romantiline, lastega, töökollektiivis hullumaja. Nii et kuidas sinul on? Kas sul on mingi pool, mis domineerib? Minul olid tegelikult kõikide osakondadega probleemid, sest et kuna hull kontrollivajadus oli, siis ka töökollektiivis olin ma ikka see Führer. Ja. Aga igale sellele suunale, kui sul on probleeme, siis mul on pakkuda energiatöö võimalus. Kui on seal probleeme vanematega, siis võiks alustada iseenda sissevaatamisega, ehk siis paneel Vundament on mul selline programm, mis tegeleb siis põhiuskumustega. Samamoodi on siis paneel Suhted, kus siis põhilised suhteuskumused tasakaalustame ära. Laste teemadel, et kuidas mõista oma last, selline tore programm. Ja ma tahaks teid tegelikult kutsuda, kellel on siin rohkem siis nagu kaaslasega või üldse niisuguse lähisuhte teemasid, siis teen siis teist korda programmi Kosmiline suhe. Nii et see algab meil nüüd vist 11. aprillil, kui ma õigesti mäletan. Ja see on siis hästi sügav suhte teema, romantilise suhte poole vaatlemine, puhastamine ja just nendele, kes ei suuda üldse suhet luua või sa tunned suhtes ennast natukenegi halvasti või kui sul on tülisi, petmisi, kui sa oled armukade või kui sa aru ei saa üldse, miks su suhted ei toimi või sul on selline tunne, et sind ei armastata, sind ei austata. Kui sa tunned, et sa oled suhtes üksi või kui sind jäetakse tihtipeale maha või sul on tunne suhtes, et sa pead kõik üksi ära tegema ja hoiad seda üksinda koos, kõik, mis sul toimub. Või kui sul on selline tunne, et keegi kusagil on raudselt parem kui sina ja sind jäetakse selle pärast maha. Või sul on selline tunne, et kusagil on keegi parem, keda sa ei ole veel kohanud ja sa ei suuda seal praegu olevas suhtes üldse püsida. Või kui sul on tunne, et sul on midagi viga. Nii paljud inimesed räägivad, ma tunnen midagi viga. No minul on sellised suhted, mul on lihtsalt midagi viga. Need on lihtsalt blokeeringud sinu energias. Ja see programm on sulle, kui sa tahad kosmilist suhet, kui sa tahad rohkem teineteise mõistmist, lähedust, kui sa soovid olla õnnelik, tasakaalu, kui sa tahad vabalt väljendada ennast suhetes. Ja eriti on see programm neile, kellel on lapsed või kes plaanivad lapsi saada, et sa saaksid anda teadmisi edasi oma lastele. Seal programmis ma tutvustan sulle selliseid nurki, mida on siis vaja ka reaalselt oma lastele, võib-olla siis väiksematele või seal varateismelistele rääkida suhete osas, millele sa ei ole võib-olla tähelepanu pööranud, sa lihtsalt ei tea seda. Nii et kui sind köidab selline programm, siis mul on sellele kuni 7. aprill sooduspakkumine. Ma panen siia selle lingi, ma panen gruppi selle lingi ka. Kõik minu programmid sa leiad kursused.ilonasibolt.ee minu kursuste portaalist või tahad sügavamalt lugeda, siis ilonasibolt.ee on minu koduleht. Selle kursusega on nüüd selline lugu, et 500 eurot sellest maksumusest jääb sulle krediiti. See tähendab seda, et kui sa ostad soodushinnaga kas või selle praegusele kursuse, siis 500 eurot sa saad edaspidi kasutada ükskõik mis järgnevates programmides, mida ma teen, või kasutada juba seda, mis mul on olemas. Nii et 500 on sulle nagu see boonus seal. Nii et millal sa tahad seda kasutada, kuni siis aasta lõpuni on sinu valik.
nii et selle leiad siit, kui sa tahad seda kosmilise suhte poolt enda energiasse tuua. nii et mõtle selle peale, nii ma vaatan, mis siit vahepealt. Marini kirjutab, nüüdseks tegelengi sellega, saan aru, et minu häda ongi see, et ei salli feikimist. Ja sinu energias on natuke tunda ka seda, et ma tahaks nagu natuke palju hüpata võib-olla ka teiste reaalsusesse, et nagu see tunne, et mul on arvamusi hästi palju teiste asjade kohta, kuidas mingid asjad peaksid käima. Natukene haavatud meesenergia poolt, aga neid on ka kõike võimalik ilusasti lahustada. Sest et ka kontrolli vajadusega üks pool on see, et ma olen siis nagu see näpu vibutav, et ma ei salli seda ja seda ka natukene, seda iseteadlikkust, et tuua seda rohkem seda pehmemat poolt enda energiasse, seda jumaliku naisenergiat, et seda poolt võiks ka siis vaadata. Nii, Ülle veel kirjutab Merilile, ma olen kunagi olnud ka väga kriitiline erinevate teemade osas, plahvatasin välja, mis asjadest arvasin, praeguseks olen mõistnud, et oma tõde saab välja öelda väga erinevat moodi, saab ka öelda pehmelt ilma teistele haiget tegemata. Ja siin on nüüd see pool, Ülle, et oma tõde on alati pehme. Kui me hakkame suruma midagi kellelegi peale, siis see tihtipeale ei olegi üldse meie tõde. See on soov võidelda, ära panna, tõestada, soov, et meil oleks alati õigus ja see on hoopis teine energia. Sest kui me räägime oma tõde, siis see tuleb ja ärritab kusjuures hästi paljusid inimesi üles, kui sa räägid oma tõde täiesti enda keskmest. Siis see võib ajada inimesed täiesti marruse ümber, aga sinus ei liigu miski, sest sina väljendad oma tõde. Aga nii, kui sul on võitlusenergia seal taga, siis sa oled tegelikult balansist väljas, et seda siis jälgida kõik. Minu puhul ongi olulisem kõnetoon, energia, sõnade taga ja siin ka see, et see kõnetoon peaks tulema loomulikult mitte siis niimoodi, et ma tegelikult siin sees pulbitsen, aga ma praegu siin gaslightin sind ja räägin sinuga niimoodi, nagu sa oleksid sina ei tea ju midagi, et jällegi, mis tunne meil on, kõige olulisem on, mis tunne meil on asjade taga, kas me oleme valmis üldse tundma oma tundeid ja anname endale aru, et mis tunne on meie sõnade taga, väljenduste taga, mis tunne on meie mõtete taga. Et need on siis need olulised pooled. Nii, ma loodan, et sa leidsid siit täna mõtisklemiseks mingisuguseid nupukesi. Kui sa tahad tulla kosmilisse suhtesse, siis ma ootan sind väga. Kursuste portaalis on ka erinevaid suhteteemalisi asju. Vaata, vali välja, kas midagi on, mis sind kõnetab ja ootan sind tegema energiatööd, sest ükskõik, mida sa enda jaoks teed, kui sa natukenegi juba vibratsiooni muudad, sagedust muudad, energiat muudad, siis see teeb su elu paremaks ja selle kaudu ka muutub sind ümbritsevate inimeste elu. Ja märka seda, et kui sinul suhetes toimuvad mingid plahvatused, siis vaata kõigepealt, mis sa ise tunned, mida sa mõtled, mis pool tahab sinust muutmist. Kui sa ise sellele jälile ei saa, siis leia, kes saab sind aidata. Teiste asjadesse sekkumine on juba mõnda aega seljatatud, kontrolli vajaduse sekkumine tuligi esivanematelt. Mõistsin seda 5 aastat tagasi, olen sellega suurelt tegelenud. Nüüd sekkun, kui olen osaline ja kui ei poolda mõtteid, siis eemalt üle lähen enda eluga edasi. Väga hästi. Suurepärane. Aga mina soovin teile ilusat päeva ja ükskõik, kuidas sa ennast aitad, siis igal juhul kiida ennast, sest sina oled alati kõige paremat väärt. Ja ootan kõiki ka enda Facebooki gruppi Ilona Sibold energiaterapeut, kui sa veel ei ole seal, siis seal ma teen vahel ka igasugust laivikesi asju ja rohkem hakkan lähiajal siis keskenduma hoopis Instagramile ja et Instagramis sa leiad mind @energiaterapeut, et tule, ma teen sulle väikseid videokesi sealt ja laive aeg-ajalt, kui sind energiatöö kõnetab või see, mida mina räägin, kõnetab sind. Täna tuleb sul kindlasti väga ilus päev.
joo palun natuke rohkem vett, et ma veidi liigutasin su energiat. Tunne ennast hästi, tunne, et kevad tuleb, imeilus ilm ja kõik on kenasti. Kohtume järgmistel veebivestlustel ja programmides. Olge tublid. Tšau!